Ja Premium-liiga 31. voorumäng Kalju ja Vapruse vahel läheb lahti. Natukene trikitab. Nüüd pall vallikul ja tuleb uus tsenderdus. Ja Pusa on nüüd Kalju karistusalas. Vaprus lööb ja korralik pall tuleb Pajolt. Väga hea koha pealt see karistuslöök siit. Ivanov keerutab hästi esimese posti kõrvale. Nõmm on vahel, pall on korraks lahtine ja Nõmm peab uuesti kätega tõrjuma. Samamoodi. Aga Kalju võitleb ja igaüks kuidagi proovib midagi teha ja tuleb lõpuks peale löök ka. Ja selline ei ole, ütleks niimoodi, mingi kerge hiil kohati tuleb. Et selles ei peaks asi olema. Siit tuleb väga hea pall Baptistalt ja kas see pall raksatas seal posti või seal Maršenko väga lähedal vastase väravale seal 20-30 meetrit. Väga tihedalt tuleb ka löök. Tuleb veel üks kõksamine ja jälle on Nõmm olemas. Mõtteid, mida ma ei tea, et oleks, aga igaks juhuks, et ta kindlasti peab edasi mängima. Väga peenelt mängib siin nüüd Kalju ja Ott Nõmm. Ja kohe pikk pall ette poole nüüd Soonole. Soono väga head kiirust näitab. On nüüd vastase kastis ka, otsib söötu edasi. Kas tuleb siit nüüd lööki? Tuleb, aga liiga keskele. Kaugemale ikkagi ründe kolmandikul. Nüüd Vaprusel võimalus ja see pall läheb juba veel kuskilt tulemas. Vaata Keevs, liigub hästi mööda, tuleb löök ka, aga jällegi liiga keskele korraks on pall lahtine ja seal on nüüd segadus küll, aga Nordov, kas siit saab löögile minna, trikitab küll korraks hästi, aga siis takerdab kaitsetesse, pall on jällegi korraks lahtine, keegi võiks nüüd sealt löögile saada läbi meeste ja seal pole ühtegi vahetust teinud ja 79 saab natukese aja pärast mängitud. Pall kasti ja Soono jätkab värava alla, seal on natukene lahtine ja segadus ja mehi langeb ka, aga peamine on Vapruse jaoks see, et pall on Ott Nõmme kätte vahel ja peagi sealt uuesti mängu minemas. Kaitsjal seal põhimõtteliselt ei ole ju midagi võimalik teha. Ja vaatab Kristo Küljastinen selle olukorra ise üle. Ja see otsus on penalti Kaljule. Nõmme Kalju saab siit penalti selle. Mattias Männilaan on penalti punktil. Ja saab võimaluse viia Kalju ette. Mattias Männilaan lööb ja sööb selle palli võrku ja Nõmme Kalju läheb seda mängu 1-0 juhtima. Mattias Männilaan 5. värav selle Premium-liiga hooajal ja saab täna tõenäoliselt võib-olla olla see sangar. 10 minutit umbes on minna, ehk siis midagi pole tehtud. Aga vaadates seda mängu meil siin, ja Nõmm püüab selle palli kinni, nüüd siin pole enam aega, sellepärast, et Kristo Küljastinen lõpetab selle mängu ära ja Kalju võtab Vapruse üle 1-0 võidu. Vapruse värava, Ott Nõmm täna 0-1 kaotus Kaljule, miks läks nii? Raske öelda, et süükene, ma ei tea, kuidagi süükene mingi jabur penalt oli, mulle tundus, et Kaljukad ka nagu ei protesteerinud või nii-öelda, et selles mõttes, et ei nõudnud midagi, vaata, et kuidagi sükest tühjast kohast, et oli sükene mõnus võitluslik mäng, et sükene 0-0 viik oleks täitsa õiglane olnud minu arvates. Tõesti, pigem üsna võimalustevaene see mäng või siis lendasid paljud tsenderdused sinu kätte, et kuidas sulle väravast tundus? Jah, pigem nõus selles mõttes, et mingit hullu tõrjed, et ma nagu tegema ei pidanud, oligi suht nii-öelda noppisin neid palle, eks Bergil oli suht samamoodi, et jah, võimalustevaene, et kuidagi jah, süke kinni, et tuled tagasi selle juurde, selles mõttes, et 0-0, selles mõttes tundus nagu aus tulemus olete. Kaljuga muidugi tänavu üldse olete üsna tõesti võrdselt saanud mängida, kord teie saanud võita, kord Kalju ja olnud ka viike, et vist kokkuvõttes pakkusite teineteisele võrdset mängu läbi terve hooaja? Suhteliselt küll jah, kui välja arvata see kõige esimene omavaheline mäng, mis meil oli, kus me 0-3 meilt saime, aga ma ütles küll, et jah, et siis nii-öelda ülejäänud mängud olime päris võrdsega mängisime, et selles suhtes nagu, et Kaljuga on alati olnud head mõnusad võitlused, et selles mõttes ka, et on tõesti mõnus. Nüüd tuleb koondise paus peale, sina lähed U21 juurde ja Martin Krispaalberg A-koondisesse, mis sa talle sinna kaasa soovid? Jah, ma arvan, et ta teab ise ka, selles suhtes me oleme temaga sellest nii palju rääkinud, et kindlasti soovin väga palju edu talle seal, et 16 aastat sinna jõuda, see on ikka suur asi, et ainult tuult tiivadesse talle. Ja nüüd peale koondise pausi siis tuleb see lõpusport, ega seal pole muud kui võtta maksimumi, et nüüd aina rohkem tabeli koht on selline, saate lihtsalt nautida, teha oma mängu ja tuleb, mis tuleb. Selles suhtes küll, et ikkagi jahime seda 5. kohta, et meil tuleb väga põhimõtteline mäng nüüd aina Narvaga kohe pärast koondise pausi ja praegu oleme klubi siis nii-öelda rekordpunkti arvuga ka võrdse taseme, et kindlasti tahaks selle küll teha. Aitäh sulle, Ott, ja edu sullegi koondises. Aitäh. Ja tuleb Mattias Männilaan meie juurde, eks siis tänane sangar, palju õnne sulle, miks nii raskelt see siin täna tuli?
Jah, väga võitluslik mäng täna Pärnu vastu, et esimesel poolel kohe hakati korralikku tuld andma, et selles mõttes lahe mäng. Et esimesel poolel me natukene kaotasime liiga palju palle, et selle üle kõige õnnelikum ei ole, aga teisel poolel võitlesime ikkagi edasi ilusti ja lõpuks ise ma ka olukorras päris ei näinud, mis juhtus, aga kui varrist vaadati ja öeldi, et penalti, siis tegi naeratuse näole ikkagi. No kuidas, kui enesekindlalt penaltit lööma läksid, löök oli korralik posti kõrvale, Nõmm samas oli seal kuskil justkui lähedal, et kuidas seda penalti olukorda mäletad ja oma mõtteid? Valisin koha ja lõin, ei mingeid ülemõtteid ja enesekindlalt peale. No kas Vaprus mängis enam-vähem selliselt nagu ootasid, tegelikult Ott Nõmmega rääkisime ka, et üsna võimalustevaene mingis mõttes kohati oli see mäng, et kuidas sulle tundus? Jah, võib küll öelda, et Pärnu oli hästi enda kastis, et me ei saanud ka väga palju löögile, et kohe esimesena meenub muidugi esimesel poolel Diago post ja ühe vist Nõmm püüdis veel, aga teisel poolel oli paar tükki veel, mis küll raami ei läinud, aga jah, tõesti oli veidi võimalustevaene, et oleks tahtnud ise ikkagi näha rohkem. Kuidas need tingimused siin täna olid, vist terve mäng enam-vähem sadas vihma, nüüd läks päris hämaraks ka, võib-olla kõige ideaalsem ei ole, aga jalgpall on jalgpall. Jah, nagu sa ütlesid, et jalgpall on jalgpall, aga mõlemal tiimil on samad nõuded sellelt ilmalt, et minu jaoks ei olnud väga vahet, et oli veidi hämar. Vihmaga mulle meeldib mängida, see ei ole üldse mingi vabandus, et see on ikkagi jalkailm. No nüüd, ma arvan, et enesekindlalt olete saanud siiani väga mängida, et 7 mängu vist kaotuseta koos sellega ja nüüd tuleb koondise paus peale, tuleb see koondise paus siis halval ajal või ei ole hullu midagi? No eks me teeme oma tööd edasi ja jätka samas aimus loodetavasti. Olgu aitäh sulle, Mattias, ja edu teile!